Ega sellist taime vist ei olegi olemas, mis kasvaks ainult ühes kohas maailmas. Lääne-Saaremaal kasvab Saaremaa robirohi. Tegemist on ainulaadse liigiga. See on tema ainus kasvukoht maailmas. Aga selleks, et uut liiki leida, peab vist olema ikka väga suur taimetundja. Saaremaa robirohu leidis arst Bernhard Saarsoo. Temal oli küll väga suur huvi taimede vastu. Aga mina olen suur. Ja sina oled taimetundja. No kokku teebki. Suur taimetundja. Kuule, lähme uusi liike avastama. Mina olen vasakult. Sina mine paremalt. Viidumäe taimestik on nii eriline ja liigirohke, et esimesed loodusuurijad huvitusid sellest juba 150 aastat tagasi. Ja Viidumäel on ka päris oma taim, Saaremaa robirohi, mis kasvab ainult sellel kaitsealal. Kogu taim on tihedalt kaetud näärmekarvadega. Need eristavadki teda teistest robirohtudest. Saaremaa robirohule sobivad Viidumäe lubjarikkad allika ja madalsood. Tõenäoliselt väikeselt Viidumäe territooriumilt ligi 60% kõrgemaid taimi, ehk soontaimi või ligi 80% päevaliblikaid või liblikaid, üldse suurliblikaid ja üle poole, siin 50-60% kindlasti mitmetest teistest elustikurühmadest, näiteks tigudest või sammaldest samblikest, nii et väga hästi uuritud ja erakordselt mitmekesine elustik on siin Lääne-Saaremaa keskosas. Viidumäe looduskaitseala pindala on poole sajandiga kordades kasvanud. 1957. aastal, kui kaitseala loodi, oli selle pindala 593 hektarit. Praegu ligineb see 2600 hektarile. Viidumäe haruldus on ka männik, mille alusmetsas kasvavad tammed. Viidumäe liigirikkuse eeldused ulatuvad kaugele ajalukku. Me oleme praegu siin Saaremaa kõige kõrgemal ja kõige vanemal osal, nii et see Viidumäe kohal see praegused nõnda nimetatud mäed, need olid esimesed, mis merest kerkisid 11,500 aastat tagasi. Sellest ajast ja nendest erinevatest kliimaperioodidest on siia jäänud oma meenutused ja oma liigid pidama ja kasvama, keda me siis tänapäeval peame kas haruldaseks või ohustatud liikideks lausa.